See just see sama pool, et kui sa sinu see ülim samastumine või tundlikkus elusate ja mitte elusate asjade vastu, mis on siis võib-olla aidanud meid loomingut või oma tööd teha teise nurga, kui keegi teine teeb. Et meil on ju ajaloost küll neid näiteid ja ise ka nagu näinud enda elus seda ja hetki, kus sa tunned, et sa justkui nagu tead midagi, et see töötab või et sinna peaks minema, seda peaks tegema ja isegi kõik muu väline räägib selle vastu, et nii ei tehta, sest et see ei käi nii, olgu see reeglite järgi või kogemusele tuginedes, siis sul ikkagi on selline tunne, et kurat, minul töötab, ma tean, ja lähed ja teed ja töötabki. Ja ma mõtleme ajaloo peale ka, meil on nii palju inimesi, kes on olnud sellised suur mõtlejad, me räägime siin, ma ei tea, Einsteinist alates kuni kelle iganes välja, keda on peetud nagu hulluks ühiskondlikult. Mingil hetkel naeruvääristatud, kuniks siis tuleb see breakthrough või nii-öelda see validaarne näidis, et näed see, mida mina arvasin, et on olemas, te ütlesite, et ma olen hull või segane, see osutus tõeks ja siis on kõigil nagu selline common sense või ühine ja kollektiivne arusaamine, et nüüd ongi niimoodi teistmoodi, et see uus ongi nüüd normaalsus, aga enne oli nagu jaburus. Ehk siis ma arvan lihtsalt, et see on omaette siuke hea isiku omadus, mida omada ja see ei ole ilmselt võib-olla treenitav, võib-olla on ka, aga tundub, et see lihtsalt tuleb kas inimesega kaasa või sul on see või sul ei ole seda.